Heinakuu viimasel pühapäeval leidis Palmse mõisas aset meeleolukas suur hobupäev, kus vaatamiseks, katsetamiseks pakuti pea kõike, mida hobusega teha ja seostada saab. Valiti kaunimaid, veeti raskusi, tehti heina, sporti ja koolisõitu. Ja seda kõike ligikaudu 3000 pealtvaataja silme all, kes vihmasele hommikupoolikule vaatamata Palmse mõisa kohale olid sõitnud. Palmse mõisa hobupäevade raames peeti 21. korda ka Eesti raskeveohobustele pühendatud päeva. Oma vähese arvukuse tõttu on Eesti raskeveohobune täna ohustatud tõuks tunnistatud. See hobune, suurejooneline tööhobune, on oma rolli igal ajal täitnud. Kord oli ta leiva lauale tooja talus, aga tänapäeval on siis rohkem vaba aega, rohkem kasutust metsatöödel propageerime ja ka maastikuhoolduses ja väikesed talutööd. Ja tänane päev siin Palmse mõisas, 21. Eesti raskeveopäev näitab, et Eesti hobusekasvatajad selts on järjepidevalt teinud head tööd ja see töö on jõudnud ka Eestist kaugemale, ka Soomes kasvatatakse väga häid Eesti raskeveohobuseid ja ma loodan, et huvi selle tõu vastu ainult kasvab. Hobupäeva sissejuhatuseks said külastajad Palmse mõisa härrastemaja esisel platsil vaadata ja kindlasti ka imetleda kõikide Eesti kohalike hobusetõugude esindajaid. Inimese ja hobuse vahelise koostöö tõelist meistriklassi näitasid Palmse mõisast Diana Ellermann ja Royal Pokemon, kes Heiki Mätliku virtuoosliku kitarrimängu saatel koolisõidu elemente tutvustasid ning 20 minuti pikkuse etteaste kauni tantsuetendusega lõpetasid. No, Tina ja Royal Pokemon hobuinimesele ei vaja tutvustamist, et nemad on vaieldamatult täna Eesti ratsaspordi tipp üldises mõttes ja loomulikult koolisõidu tipp, aga mul on väga hea meel, et Eesti ratsasport, mis on olnud aastaid nüüd taasiseseisvumise järel, nagu võib-olla natukene kaldus takistussõidu suunas, ehk et takistussõit justkui on nagu arenenud kiiremini ja kaugemale ja seal on liikunud paremad hobused ja nii edasi, siis nüüd ikkagi väga jõuliselt on koolisõit sinna tõusnud ja mitte ainult, kas või see sama, mida me täna siin Palmses nägime, see rakendisport, ma ütleksin, et see on tõenäoliselt täna ja ka lähitulevikus Eestis kõige kiiremini arenev ratsaspordiala ja mis on selle juures eriti tore minu arvates on just see, et seda võib harrastada ükskõik kes, ükskõik mis vanuses alustada ja see ei eelda mitte mingisugust eelnevat nihukest nagu sportlikku või ka hobusega seonduvat metsikut professionaalset kokkupuudet. Et hobune tööd saaks teha, vajavad tema jalad korralikku hoolitsemist. Kappede värkimist ja kuumrautamist näitas Palmses meister Urmas Kubre.
Tõestamaks, et hobused Eestis täna ainult ilus olemise ja kuulekalt käitumisega ei tegele, rakendas Aaviku talu peremees oma hobuse juba valmis riisutud heinasaadude ette, et neid siis hiljem juba ootava ridva ümber kuhjaks saaks kujundada. Vaata, kui me vaatame, et meil on 30% kaitsealuseid maid Eestimaal ja me eeldame, et seal peaks elu käima kuidagi teisiti. Et minu arvates oleks siiski see koht, kus traktorit võiks hobune asendada. See muidugi nõuab ka teatavat tegijate ressurssi, aga kõigepealt ikkagi mõtteviisi küsimus. Et kõike ei saa konkurentsipõhiselt nagu tööd väärtustada. Mõnele asjale tuleb lihtsalt peale maksta, et saada parem ja looduse lähedasem tulemus. Võimalusi, kuidas hobust tänapäevalgi tootval tööl saaks rakendada, otsiti hobupäeval sammuti. Riigikogu maaelukomisjoni esimehe Ivari Padar oli hobutööde tuleviku suhtes igati entusiastlik ning hobutööde senisest aktiivsemas kasutamises näeb endine põllumajandusminister ka Eesti raskeveohobuste tõu säilimise võimalust. Et kui me räägime raskeveohobustest, siis on selge, et teatud tingimustel kas või metsaväljaveol on raskeveohobustel oma väga õige koht olemas ja Eestis on ka kogemust, kus vähemalt ma tean, et üks tubli Eesti mees, kes on valmis ehitanud ka siis raskeveohobustele mõeldud metsaväljaveo käru, millel on ka oma siis tõstuk peal on, nii et kõiki neid praktikaid tuleb samamoodi edasi viljeleda, et sellistest pretensoonikatest kohtadest, nagu seda oleme Lahemaa rahvuspargis, kus soovitakse siis väga klassikaliselt metsa teha, et see klassikaliselt metsa tegemise võimalus oleks. Hobupäeva korraldaja Ave Pauluse sõnul on nõudlus hobustega tehtavate tööde ja teenuste järele seotud otseselt ühiskonnas valitsevate hoiakutega. Hoiakute hobusepärasemaks muutmisele saab tema sõnul ka Palmses peetud hobupäev mõneti kaasa aidata. Et ühiskond väärtustaks iga inimest, kes tegeleb hobusega ja selle päeva raamas ka siin olid väga erinevad osapooled, kes omavahel võib-olla tavaliselt ei suhtlegi. Selle päeva raames nad kiitsid üksteist ja seesama ühiskonna tunnustus ja ühiskonnas väärtustamine, hobutööde väärtustamine, hobuse kasvatuse väärtustamise, hobukultuuri väärtustamise, kas või hobu kasutus kuni hobuse lihani välja, miks me seda räägime, et hobune maastikuhooldajana on sama oluline ja väärt loom nagu iga teinegi loom. Et kõik erinevad hobukultuuri küljed oleksid väärtustatud ja nagu kilbil. Et siis on meil lootust ka, et hobuseid on rohkem maastikus. Kuid tänane reaalsus on paraku selline, kus häid ja töövõimelisi hobuseid on oluliselt rohkem, kui nendega tööd teha oskavaid inimesi. Ja see kultuur või see kultuurikiht, mis teeb ühest inimesest hobuse inimese, see vajab veel kasvamist ja arendamist, sest arusaadavatel põhjustel see vahepeal katkes. Et võime selgelt väita, et Eestis täna hobuseid on kindlasti üle 10 000 ja ma arvan, et järgmise 3–5 aasta jooksul see number jõuab 15 000-ni ehk ühtegi teist nii-öelda looma. Ma ei usu, et nii palju juurde kasvab kui hobuseid lähimal 5–10 aasta jooksul. Lisaks hobuinimeste vähesusele näiksi hobutegevust pärssivad ka kasvatajate ja aretajate vaheline koostöö, mis hea tahtmise korral võiks ehk senisest sujuvamgi olla. Siin ei ole küsimustki, et hobumajanduses tegutsejad inimesed, hobumajandusorganisatsioonid peavad minema paremale koostööle. Et ma julgen selles suhtes kriitikat teha. Ma olen mõnel korral Eesti Vabariigi põllumajandusminister olnud ja ütlen, et see jääb silma. Et lohutuseks olgu see, et ka teistes loomakasvatusharudes on niimoodi, et aeg-ajalt koostööd vajaka, aga hobumajanduse pealt jääb see nagu mõnevõrra rohkemiseks ilma, julgen ütelda. Nii et head koostööd ja paremaid lahendusi on vaja. Ja see üritus tänasel juhul on kindlasti selline samm edasi
heal koostööl. Ning head koostöövaimu külvanud Palmse suur hobusepäev sai teoks eelkõige korraldajate heale koostöövaimule ja kantud ühisest veendumusest, et hobumajandus ei ole ajalooline meenutus kaugest minevikust, vaid tänapäevaseski maailmas viljelemist vääriv majandusharu. See algas sellest, et tekkis idee, peale ideed oli vaja leida partnereid, siis me leidsime kohe meie oma nõukogust, siis Virumaa Muuseumi nõukogu liige Aave Paulus oli esimene partner, tema kaudu hakkasid tulema kõik järgmised, Martti Ääl ja siis kõik see riburada mööda arenes ja huvitaval kombel partnerid said omavahel üks hästi läbi, et me oleme nagu väga rahul sellega, et igaüks pani väga hea panuse siia ja see üritus ei jää viimaseks. Praegu juba kavandame järgmise aasta üritus, mis tuleks meie kavade järgi veel parem, aga see aasta ma olen väga rahul sellega, mis oli. Erinevad partnerid, kellega ma eelmise aasta jooksul olen kohtunud, on erinevas nurga all mõelnud, et selline üldine hobutegevust ja hobumajandust propageeriv päev leiaks aset, siis Eesti Hobusekasvatajate Seltsist, Eesti Ratsaspordiliidust ja Eesti Hobumajanduse Liidust. Siis kui Sihtasutus Virumaa Muuseumist Ants Leemets pakkus, et tahaks teha siin hobupäeva Palmses, siis saidki need ideed kokku ja nii selline veidikene suurem hobupäeva asi sündiski. Et nii palju ilusaid hobuseid ja kui täna Palmse mõisas, ma ei mäleta, et ma siin mõisas üldse oleksin oma silmaga näinud ja just praegu siia tulles mõtlesin selle peale, et kui tulin sealt talli kõrvalt mööda, siis Palmse mõisas oli jälle tagasi tulnud õige lõhn, hobuse lõhn. Kuidas seda hobuse lõhna siin hoida? Koos lõhna tekitajatega arusaadav? See eelkõige on muidugi küsimus Sihtasutuse Virumaa Muuseumid nii-öelda strateegidele ehk et kuhu nad seda tahavad edasi viia. Iseenesest nii-öelda hobumajanduse sektori esindajana olen ma küll täiesti veendunud, et Palmses ju ka täna on hobused, aga see, et siin võiks olla veel rohkem hobuseid ja hobustega seotud tegevusi igapäevaselt, ma arvan, et see on täiesti teostatav ja neid ideid on tegelikult siin juba ka Ants Leemetsaga arutatud. Mõis peab olema seotud hobustega, et see käib nagu mõisa juurde. Peab käima ka koertega ja jahiga ja tänane päev oli meie jaoks tähtis, et kas ka meie külastajad mõistavad seda ja ma võin kindlalt öelda, et jah, et külastajad tunnevad väga palju huvi hobuste vastu ja üritus oli väga tänuväärne. Kuid lisaks mõisamiljööle võib juba tänagi hobust paiguti ka põllul ja metsas kohata. Et meeldivad erandid tulevikus tasuvaks ettevõtlusharuks kujuneksid, tuleb täna veel vaeva näha. Ja jällegi koorub lahti ühe hobupäeva korraldaja kaugem eesmärk. Keskkonnaamet teeb seda sellepärast, meie teeme seda sellepärast, et hobune oleks maastikus ja hobust oleks rohkem maastikus ja just loomad hooldaksid Eesti maastikke, mis on nüüd viimastel aastakümnetel väga tugevasti võsastumas. Väljavaade, et hobust peagi ka maastikukorraldustöödes saab kasutada, pakub mõtlemisainet ka hobuomanikele. Milliste meetmete abil saaks aga ilusad plaanid teoks teha? Tegelikkuses on kõik võimalik hobusega teha, ainult et on vaja kaasaegset natukene tehnikat lisada, sest tõesti hobune ei ole suuteline ajama ringi sellise võimsusega jõuvõtuvõlli ja endale tuleb ka selgeks teha, missuguses hulgas töömaht, milline peaks olema hobus. Et ta päris nii traktoriga võidu ei tee, aga küllaltki võimalik on teha kitsastes kohtades, ei pea teid rajama talle, kui on vaja teha mingisugust tööd. Ja et üldiselt hobune on ikkagi praegu täiesti arvestatav. On täna Eestis hobustele piisavalt rakendust või tööpakkumisi? Tööpakkumisi ei peaks olema nagu mõelda ainult hobustele, seda ei ole ka inimestele, ütleme teistes valdkondades ei ole. Ise tuleb need asjad omale välja mõelda, kuidas saada, rakendada. Pigem ma ei leia inimesi, kes oleks nõus tööd tegema hobustega, sest olen ka ise suuteline pakkuma inimestele tööd. Aga ma arvan, et jään selle taha, et
ei leidu neid inimesi. Hobuseid on, aga inimesed, kes nagu suudaksid ennast sellega ära elatada, seda kindlasti on raske leida neid inimesi. Siis riik on aegade jooksul päris palju praegu hobusekasvatust toetanud ja selge, et ohustatud tõugude toetuse kaudu on siis sellist vundamenti endale alla laotud, et tänasel juhul on kas või võtame siis klassikalist Eesti hobuste arvu, et siis ei saaks selle arvu pealt ütelda, kusagil 2500 hobuse juures ei saa ütelda, et meil oleks enam ohustatud tõugu, me oleme tegelikult selle tõugu päris palju suutnud päästa. Ja täpselt samamoodi on vaja edasi tegutseda toritõuga, Eesti raskeveo hobusega. Praegu kehtivad toetused, need on saab osta hobusele võib-olla aastas ühed ilusad valjad, sest teiste asjadeni nad see summa nagu välja ei anna, aga tegelikkuses ma arvan, et toetused ei ole nagu väga vajalikud, et inimene peab ikka ise suutma need asjad käima panna, seda tööd tegema, ise välja mõtlema ja kui inimene on suuteline selle välja mõtlema, siis ta ka teeb. Toetus ei ole see, mille nimel teha. Võib-olla selle tõttu, et minu taust on tegelikult olnud või on ainult eraettevõtluse poole peal, siis ma nagu põhimõtteliselt ei oska rõõmu tunda ühestki toetusest või toetusskeemist, sest minu arvates see rikub lihtsalt turgu ja niisuguse turu toimimise üldisi põhimõtteid ja ühel hetkel käib suur krahh, kui see raha on otsas või ei ole seda jagatud õigesse kohta. Kas riigi roll hobumajanduse reguleerimises on täna piisav? Hobusega nagu töö tegemise suhtes seda ei ole. Ta on küll tõuaretuse säilituse koha pealt on olemas, nagu ma tean, aga muudel teemadel ma nagu ei teagi, et oleks üldse midagi. Aga on see hea või halb? Minu jaoks pigem hea. Ma tahan ise mõelda asju teha, leida teid. Ma ei taha omale suunanäitajaid, kes panevad seadustega minu asjad paika. Ma arvan, et kõige toimiva mudel peaks olema see, kus sellise otsetoetuse asemel soodustatakse lihtsalt teatud tegevusi, näiteks Lahemaa kontekstis Natura 2000 metsa majandamisel peaks olema ikkagi väga selge erisus, kas sa teed seda hobusega või sa teed seda harvesteriga. Võin öelda omast isiklikust kogemusest, et oma metsa ma harvesteri ei luba, ja püüan seda teha hobusega, vaadates, kuidas naabri metsas harvester on ära läinud, siis tuleb nutumaik natukene suhu küll sellest jäljest, mis sinna Lahemaa metsas järgi on jäetud, et kas või selliste võtetega, millega sa tegelikult soodustad ühelt poolt nii just neid töökohti, mitte tagumiku mugavust ja teiselt poolt suudad ka keskkonnahoidu panustada. Tähtis on just sellele riigi toele lisaks kõikvõimalik muu siis majanduslik tegevus, kuidas väärindada hobumajandust. Ja mõtleks, see on huvitavad asjad. Eestis on üksikud ettevõtjaid, ma tean näiteks ühte haljastusettevõtjat kas või, kes on endale soetanud siis komplekti hoburiistasid ja väga edukalt majandab siis haljastuse vallas väga spetsiifilistes tingimustes. Ning spetsiifilisi tingimusi pakub meie kodumaa mitmekesine loodus igal sammul ja aastaajal. Näiteks sealsamas Lahemaa rahvuspargiski leidub juba täna tööd nii hobustele kui hobusemeestele. Külmumata pinnaselt tohib ainult väga keskkonnasäästlikult metsa teha. Ja külmumata pinnaseid meil on kuidas talv parasjagu on, mis tähendab seda, et idee poolest hobusega võiks seal metsa teha, aga teiste traktoritega pinnast kahjustamata on see suhteliselt raske. Et siin on hobusel täiesti reaalne võimalus rakenduseks juba praegu. Täpselt samamoodi maastiku hoolduseks. Meil on ju, me propageerime poollooduslike koosluste hooldamist, seda just loomade abil ja selleks on eraldi toetusmeetmed ette nähtud. See, mis saab 2021, me ei tea, aga see, et meie maastikud vajavad seda, see on üheselt selge. Teadlikkus selleks, milleks hobust tänapäeval kasutatakse,
mujal maailmas, kasutatakse ka Eestis, aga vähem, milleks teda saaks kasutada, milline on ta nii-öelda võimalik efekt kogu Eesti ühiskonnale, alustades puhtalt nii-öelda tööhõivest ja riigi nii-öelda maksutulust, aga lõpetades keskkonnahoiu ja töökohtadega maal või siis linnastumise vastu võitlemisega, et selle teadlikkuse tõstmine kõigis inimestes on see kindlasti, mida peavad senisest enam tegema nii hobusektori esindajad, aga siin tegelikult nagu ka tänase ürituse raames Palmse mõis, Keskkonnaamet või siis Lahemaa rahvuspark ja nii-öelda kõik koos saavadki sellesse sellisel kujul just panustada ja ma arvangi, et täna selle Palmse ürituse näol me nägime selgelt, et ma ei ole küll veel kuulnud neid täpseid osavõtjate arve, aga ütleme, et Palmse mõisa park, mis ei ole väga väike, seal oli ikka raske liikuda, sest oli väga tihe. Ma arvan, et seal oli väga palju inimesi, kes läksid siit ära nii-öelda uute ja põnevate teadmistega, mida nad enne ei teadnud. Isegi kuulsin rakendi demonstratsiooni raames minu kõrval seisvalt härrasmehelt, kes oma perele ütles, et kuulge, et see on ju nii põnev, et seda rakendit võiks endalegi soetada, sest sellega on ju metsas palju mõnusam käia kui ATV-ga. Ma arvan, et see räägib nii mõndagi. Ka Aaviku talu peremees, kelle kasvatatud hobused pühapäeval mitmel juhul tunnustust pälvisid, usub, et tänaste noorte seas on peagi järgmine põlvkond hobusemehi sirgumas. Inimesed leiavad ühel momendil, et neile see asi meeldib. Ilmselt on kuskilt ka varasem kokkupuude olnud lapsepõlvest ja nii neid hobuseid soetadaksegi. Ka mina 10 aastat tagasi sai tehtud otsus, et võtame ühe hobuse. Täna on neid 15. Tegelikult inimesed praegu veel lähevad väga lihtsate lahenduste juurde, et otsivad selle traktorimehe ja kogu lugu. Et just selliste ürituste kaudu nagu täna või kevadel toimunud hobutööpäev meil siin Lahemaa metsades, me toomegi pildile see, et on ka teine keskkonnasäästlikum võimalus, siis inimesed teavad hakata seda üldse kaaluma. Ja kui inimesed juba kaaluvad, siis on väga mitmeid plusse, miks just hobune on parem variant kui traktorid. Palmse hobupäev on tänaseks läbi. Kuid ühiselt mõeldud mõtted ja ühise asja ajamise tunne kestab kindlasti kauem. Ning tahes või tahtmata ongi emotsioon hobuse kasvatuse juures üks päris oluline tegur. Ühelt poolt emotsioon ja see rahulolu, mis inimesed saavad, ja teiselt poolt tuleb kindlasti vaadata siin ka seda majanduslikku poolt, et hobuse kasvatajatel oleks võimalik siis oma igapäevast elatist mõistlikult teenida ja kõiki mõlema eesmärgi jaoks tuleb siin jõudusid ühendada ja mina siis kindlasti maaelukomisjoni esimehena täna olen hea meelega partner hobuse kasvatajatele.